ostsin 350 euroga sellises jätipitsa ja minu küsimus on, kas me saame sellest teha 3000 eurose auto. Kaugelt võib-olla ei saa esmapilgul aru, aga tegelikult on tal kere vajab mitme koha pealt tegemist. Pagasiluuk ei käi lahti, kojamees on puudu, stange on katki, siis siin on koopakaarel rooste, siis siin on all rooste. See tiib on juba vahetatud sellepärast, et ma lasin selle eraldi värvida. Eest näeb suhteliselt hea isegi välja, stange vahed olid kõik soppa täis, aga selle auto kõige hirmsam osa on toas, ehk siis vaatame siia. Tõenäoliselt on tegu kõige mustema autoga, mis mul autoringluses üldse kunagi olnud on. Ma mäletan veel ühte autot. Rool on rõve, iste rõve, katki ka natukene. Kõrvalistuja pool ei ole mitte grammigi parem. See uks ei käi väljastpoolt lahti. Tagumine iste näeb välja selline. Kas selle auto taastamisel on üldse mõtet? Kas on üldse mõtet üritada püüda teha tast 3000 eurone auto? Ma ei tea, eks aeg näitab seda. Selle auto puhul läks siis värvimisse ainult osad detailid. Tagatiib, esitiib, selle ma lasin suht esimese asjana teha, kui ma selle auto kätte sain, sest seal olid augud sees ja seda sai eraldi värvida. Siis mõlema poole karbid, vaatame kohe teist poolt ka, ja siin siis ühest tükis kuni tiivani ja murdejooneni. Tagaluuk, siin oli suur mõlk enne, seda on natukene praegu ka näha. Valgus mängib seal peal, aga üldiselt on täiesti viisakas.
veel siis autole margipõhiseid jalamatte saab, ma ei tea, mingi 30 euroga tavaliselt. Nad on küll kummist, aga no mis siis, nad vähemalt istuvad ilusti. Et annab väga palju venimusele juurde, soovitan seda teha. Autost midagi väga põnevat välja ei tulnud. Kookosõli purgis olev, see tundub Himalaia sool. Ma ei tea, kas see on, ma arvan, et on. Ehk siis võiks eeldada, et eelmine omanik jagas midagi toidust või ütleme siis tervislikust toidust. Himalaia sool on selline, mida igas kodus ei ole. Ja nüüd ootab mind ees see salong. See on nii rets, et enne hakkas nagu hingamist teedele, päriselt ka. Mul on muidu jumala suva ja ma ei koti ja ei mõjuta, aga see on, ma käisin vahepeal ära, nüüd ma jätkan. Vaatame siis, kuidas selle salongiga korda saab, et istmetega on juba okei. Mis ma veel leidsin siit? Mootori peaks sellel autol ka ära pesema, näed. Ta on nagu tolmune lihtsalt igalt poolt väga. Hammasrihm 267 ja siin on mõnusasti hooldusajalugu ka, tuuleristi töökoda. Need on väga head märgid, see tähendab, et keegi on, tundub, et siit on küll vahelt puudu, aga keegi on ikkagi peaaegu, et iga aasta käinud oma autot hooldamas. Siit mingisuguseid suuri lekkeid ei näe ka, midagi vastu ei läigi kuskilt, täitsa tavaline vaatepilt. Varta aku, see on küll ise ehitatud, aga toimib, miks näppida. Esiklaas oli ka terve, vahelduseks ei pea esiklaasi vahetama. Siin praegu on mul üks auto ootel. Ja selle video valmimist toetab selline ettevõte nagu Garaažimaailm ja nüüd lähme vaatame natuke Garaažimaailmas sees ringi ka. Piilume, mida on lettidel. Nii, 2 hours later või 3 hours later. Ma olen rahul. Ideaalne ei ole, aga ideaalselt ei olnud vaja ka. Ma rohkem viitsi täna. Mul jääb homseks veel ukse polstrid. Ma tegin kiirelt kaltsuga üle, aga taskud ja nupud ja see. Siis jääb mul homseks natukene veel pagassi. Kuigi ma karvad sain siit ära ja tolmukaga tegin. Teen ühe korra, ma arvan veel. Tegin lage. Lagi on, selle auto puhul oli lagega vaja teha. Ma polnud kunagi varem lage ise ühega auto puhul teinud. Või kui kunagi väga ammu võib-olla. Ja homme saab siis kokku lappida. Järgmine samm on välipesu, velgedepesu, mootoripesu, komplekteerimine, pagass, ukse polstrid, armatuuri ka veel natuke võimistlen. Proovi ülevaatus. Pagassi nupp on puudu. Üks ukse tross on puudu. Suverehvid on vaja alla panna. Ja ma ei tea, võib-olla midagi veel. Regamistasu ära maksta. Ja siis äkki on valmis. Kindlasti midagi unustasin ära. Ühesõnaga, siin selle autoga jagub tegemist. Kerel on vaja mõned värviparandused teha, sinna mingid teatud detaile ei värvinud, vaata siin mingid killud puudu kuskilt ja mingid pisikesed iluvead nii-öelda. Kui ma väga tahaks ja üllatusi rohkem ei oleks, siis oleks ta ülehomseks valmis. Aga ma ei tea, kas ma nii väga tahan. Vaatame, iga päev midagi. Mina hüppan vahepeal siia teise garaaži, Tartu teise otsa. Ja siin on üks väike üllatus, kahjuks väga negatiivne üllatus. Ma näitan lihtsalt siia vahel ära. Nendele, kes jälgivad videosid ja on vaadanud eelmist osa, siis palun. Aga küsimus, miks see auto on siin? Ta võiks müüdud juba olla, autoringluse väljakutse. Järgmine osa vajab tegemist. Nagu näha, siis kapott on lahti. Mootor on siin. Sisse ta sõitis ise. Aga mis siin taga on? Mis see siin on? Selle nimi on doonormootor. Miks on garaažis doonormootor?
Sellepärast, et see auto viimasel hetkel otsustas, et hakkab suitsema. Olime kindlad, et peavad olema klapisääre-tihendid, sümptomid olid kõik sellised. Siia jõuti veel panna uus hammasrihma komplekt peale, uued küünlad, klapisääre-tihendite vahetus ja ta suitses ikka. Ja siis me saime aru, et vist on midagi muud ja kuna rohkem otsida ei viitsi, EGR-i piirkond on okei, karterituule probleeme ei ole, siis õnnestus leida sama läbisõiduga ilusa ajalooga mootor ja nüüd ei ole muud üle, kui läheb järgmiseks mootorivahetuseks. Ja lisaks on vaja visata ümber kõik asjad, mis, no mitte kõik asjad, aga hammasrihma komplekt kindlasti, küünlad, õlid, filtrid ilmselgelt võtsime uued. Ja ennustan ette, et väga reaalne on, et on tulemas esimene autoringluse väljakutse osa, kus tuleb vastu võtta miinus. Ehk siis, kui ühel autol on vaja keevitada karpe, ta on ülimust, tal on mootori rike, mis tuleb siis nii-öelda hiljem, regamistasu ja ülevaatus, siis on tegelikult juba jama ja võib-olla see asi toimiks, kui oleks väga palju kallima autoga tegemist, aga ma ei saa ta hinda tõsta. Ja ma teen jutu veel lõbusamaks. Sellel autol oli juba ostja olemas. Ja okei, ta ei tulnud kohale, aga tal ei olnud veel juhilube. Me rääkisime väga pikalt. Juhiload lähinädalatel saab, elas Tartu lähistel. Palus, leppisime kokku mingi aja. Ma ei mäleta, mis iganes see oli esmaspäev või pühapäev või. Ja siis tuli see tossamine. Yes. Et mul sisetunne ütles, et see auto jääb sinna, sellepärast, et ta nagu pöördus mu poole niimoodi. Ma enamasti tunnen ära selle, kui keegi tuleb ostumõttega või kui keegi tahab vaatama tulla. Tema oli see, kes helistas mul ostumõttega. Ma ei saanud minna ühe sõnaga. Võt nii. Aga lähme tagasi Seti pitsa juurde. Sisu on sees tagasi ja mingid pisiasjad tegin veel siin ära. Mootorid pesin näiteks, velgi pesin. Ma ei mäleta enam. No, mingid kohad puhastasin veel korra üle. Ja siuke mõte, et läheks prooviks ülevaatust. Ma arvan, et siin on lootust. Ma ei tea, kas naastud tohivad veel all olla või mitte. Aga ma vaatan, mul on okei see ka, kui mulle öeldakse, et mine tee veel mingid asjad ära. Et ma lähengi vaatan, et ega mingid suuri üllatusi ei ole. Ja tegelikult on suhteliselt lõpusirge. Siit on veel luugilüliti puudu. Aga näeb juba automoodi välja. Ei haise enam seest. Siin on väike tooni vahe, aga nii on lihtsalt. Ja ma vaatan, võib-olla ma poleerin kogu selle külje üle, siis läheb ühtlasemaks ja suvise päiksega ilmselt pleegib ta veidi järgi ülejäänud kerele. Põhimõtteliselt võiks hakata vaikselt mõtlema müüki panemise peale. Armatuur on puhas, mingisuguseid veakoode ei ole. Et tehniliselt võib jopata nii, et ma ei peagi rohkem midagi muud tegema, kui panema tagumise kojamehe külge. Ja üks tagauks ei käi veel väljaspoolt lahti, aga see tross on olemas, see tuleb külge panna. Ja tagaluugi lüliti mingi varuosa tuli ka ära. Et põhimõtteliselt just kui on need asjad ainult. Ja üks pesu veel, selles mõttes ma tegin sellise kiirpesu, aga on näha ka, et seisnud auto ja katuse servades on ikkagi mingisugused räpased kohad. Ja siis hakkame pildistama. Aga selleni jõuame äkki homme või ülehomme, ei tea, vaatame. Nii, siin ma olen ja tegelikult ühtegi üllatust ei olnud, ülevaatust ma praegu ei saanud, paluti see uksetross ära vahetada. Aga muudest asjadest oli karteri põhja all oli väike õlitilk, aga ma ise arvan seda, et ma pesin eile mootorit ja kuna ta oli siukene sopaga segamini, siis tundus sellest, et lekke kohta ei olnud näha niikuinii, see oli nagu reaalselt üks tilk. Ja klaasipesu vedelik oli otsas ja sellega on kõik muu oli okei, nii et ülevaatusele lihtsalt uks korda tagasi ja kõik on hästi. Ja nagu näha, siis auto on valmis. Ideaalne ta kindlasti ei ole, aga kuna töötundide arv läks juba päris hulluks, siis kuskilt tuli tõmmata piir vahele ja igat kriimu ja igat pisiviga ma ei saagi selle hinnaklassis korda teha. Aga ma arvan, et kõik oluline on üle käidud ja teeme ühtlasi ära ka kokkuvõtte. Loen ette kõik kulud seoses autoga ja siis räägin täpsemalt, et mis me välja vahetasime.
Auto ostuhind 350 eurot, registreerimistasu 300 eurot, toomiskulu 50 eurot. Ma olen teinud mingeid ümardusi ilmselgelt, et pluss-miinus mõni eur ikkagi need asjad on nihkes tegelikult. 2 korda tehnoülevaatus, 65 eurot, ehk siis kontroll ja ülevaatus. Rehvid 80 eurot. Tal on nüüd 2 rehvid. Ei saanud õiges mõttes suvekaid, aga sain M+S-id, ehk siis tal on all väga head M+S-id ja tulevad kaasa naastud ja need naastud on minu arust põhimõtteliselt uued. Rehvi vahetus 40 eurot. Varuosad umbes 200 eurot. Remonditööd 320 eurot. Elektritööd 100 eurot. Värvimine 250 eurot. See ei ole suht okei värvitöökoja leti hind. Ma panin siia ainult otsene kulu, ehk siis materjal ja värvijale on ka vaja maksta. Siis osad eeltööd ma tegin ise, eks ole, et muidu see summa oleks olnud kõrgem. Ja värvimisse läks ikkagi ju 1, 2, 3, 4, 5 detaili kokku. Bensiin 50 eurot, salongi puhastus 30 eurot, panin lihtsalt kulu, nii-öelda ainete kulu, sellepärast, et siia läks pudelite viisi erinevaid puhastusaineid, kaasa arvatud salongi ionisaator veel pärast seda, kui ma olin kõik muu lõpetanud. Muud kulud, kuna mul ei jää kõik meelde, ma tegin 10 euro eest kindlustuse, ma olen teda survekaga pesnud 3 korda pesulas, eks ole. Ma pole kindel, kas ma tankisin 1 korra või 2 korda. Ma panin muud kulud 65 eurot, sellepärast, et ma lihtsalt ei mäleta täpselt euro täpsusega. Kokku teeb see 1900 eurot. Ütleme nii, et tegelik number on siis ilmselt 1900 ja 2000 vahel, sest et neid pisikulusid oli nii palju, et võimalik, et mõni läks meelest ära. Aga tabel ütleb 1900 eurot. Töötundide arv kokku. Ma arvan, et see arv on selline 45-50, aga sellest on osa siis nii-öelda kinni makstud töötunnid. Tegelikult on see veel rohkem, kui me paneme elektritööd, remonditööd, rehvivahetus, siis koristus, pesud, asjad. Aga ma arvan, et sellest töötundide arvust mulle tuleb selline 2-30 umbes. Ma loen ka ette siis vahetatud varuosad. Mõlemad esivedrud, rattalaagrid, mõlemad esimesed. Kõik piduriklotsid, ehk siis ees ja taga. Keskmine summuti klamber, salongi õhufilter, vasakpoolne tagumine ukse tross, tagaluugi lüliti ja rehvid. Ka võimalik, et siin jäi mõni pisiasi kirja panemata, aga need on põhilised. Kas ma olen tulemusega rahul, kas saime tehtud tast 3000 eurose auto? Kui ma võtan arvesse selle, et tegu on autoga aastast 2010, ta ei ole nagu väga-väga vana, et need 2002 ja 1 ja 2000 aasta autosid on ka veel palju liikvel. Ja ta on juba sellise kaasaegsema disainiga ja hetkel on ta ka ikkagi tegelikult väga meeldiv sõita, käitub väga nii-öelda värskelt, tal ei ole mingeid kolinaid ja lõtke. Tal on nii-öelda hooldusajalugu piisavalt teada, ehk siis hammasrihmõlivahetus on teada. 2 treffid, 2 võtit, regamistasu makstud, aastane ülevaatus, tehase tagasikutsumine on tehtud, tal oli vaja vahetada kapoti avamishoob ja see on minu poolt lastud ära teha, see oli tasuta. See oli kohe üks esimesi asju, mis ma tegin. Et kui ma võtan selle terviku arvesse, kui keegi otsib endale 3000 eurost autot, siis ma arvan, et neid alternatiive on suhteliselt vähe, kus sa saad ikkagi nagu kindla ajalooga, kontrollitud seisukorraga, topeltvõtmete, topeltreffide, makstud regamistasu ja pika ülevaatusega auto. Et kui me paneme kõrvale teised samaväärsed, millel on kõik need asjad täidetud, ja ma saan aru, et topeltreffid ei ole eriti olulised, neid saab igaüks osta, aga see maksab raha selles suhtes, et kui sul ongi, keegi müüb samasugust Seati 2200 euroga näiteks, aga hammasrihm on vahetamata, ühed kulunud rehvid on all, varuvõtid pole, regamistasu on maksmata, ülevaatus lõpeb maikuus, siis sorry, aga see on väga palju parem diil, et iga kell. Ma olen suhteliselt enesekindel praegu, et siit tuli välja 3000 eurone auto, müügihinda ma veel veidi mõtlen, ma ei välista seda, et ma alustan natuke kõrgemalt kui 3000 eurot, sellepärast, et
et võib-olla keegi otsib just midagi sellist ja teinekord on see, et ka mina olen suutnud hinnastada asju selliselt, et ühe päevaga ostetakse ära. No, see tähendab seda, et tõenäoliselt oleks võinud olla ka veidi kallim. Nagu ikka leiab selle autokuulutuse videokirjeldusest alt ja autoringluse koduleheküljelt ka. Ja mis ma muud oskan öelda, tulge vaatama, proovima ja viige koju ära. Minu poolt praeguseks head aega ja varsti näeme jälle.